teid küll kohe kutsutud olete minu juhul sünnipäeval ja hea, kui teid ikka rohkem tuleks. Meid on palju. Ma tean, et sa tuled sellega, ma oleks pannud selle Portugali pulma pildi toonud siia. Ma ei tea, kelle käes need on. Meil läheb nüüd natukese aega. Minul läheb ka aega. Ma soovin õnne ära pärast hiljem. Ei, no mis tehtud, see tehtud. Õnne ja kõige kodus. Aitäh, pange riided sinna ja koondage ennast, nad tahavad. Laske mind mööda. Laske mind mööda. Tee piltimust ja. Sära silmadesse, rõõmu südamesse, tugevust jalgadesse ja sammudesse ja tervist ja õnne päevadesse. Kõik need on kõik tarvilikud asjad. Ma tean ju, ma olen ju hea kaaslane, ma tean ju ära, mis tarvis on. Enda vist on haigelt, seda vist ei tule. No, või kui ta haiglas on. Võtke nüüd sedasi, võtke siin istet kuskil laua aada, kui ega mul muud istuvõtsi pole näha. Ma ikka laua aega istuma, jah? Jah. See on siuke värk, et jälle jätkub see saudas, siis muidu peab sinna veel viimaks juurde pläksi panema. Palju tervist ja õnne. Aitäh. Siin on kattumisraat, ma ei tea, kes oli kaussidesse paneb seda. Pisikesi, kui palju kokku saab. Heiki, hoia natuke kõrval, ma annan sust püüd. Selle seest tagasi. Minge käige ülemine korra peal ka pärast jätta joonuks, saa vaadake see ülemine kord ka üle. Ma olen käinud. Sina käisid? Aga igaüks pole käinud. Vaadake, see on teist sama palju magamistoaks, on kõik magada tahab või magama, oota, ma otsin sulle ka vaata. Oota, ära nüüd otsi mulle nii ruttu midagi. Hakkab juba kopatleval ka ikka. Aitäh teil siin. Oled sama rappe selgas. Jah. Aitäh, et ma enda pühapäevaks siia. Pühapäev, mis kell? No lõunapaik. Kuule, sul ei ka, aga sul on nii ammu juba möödas ju. Võta ma panen küll näha vaasi juurde. Ja siin juba lagunevad lehed. Ma panen kotti ära nad. Linni ja liined ka kotti panen. Mine vaata, kui sa paned. Paneme selle siia laua otsa peale. Ma panen vett ka sisse. Pane vett ka natuke, jah? Jah. Ma pean siit kohe vaatama. Leeva jaus. Tavaline praedaadrik, vaata. Tavaline praedaadrik või Kartud on ahti. Ei, praedaadrik ma olen. Kausi, kus sisse paned? Siin on kausid olemas. Tuota kahvel saaks. Ei saa. Kõige tähtsam on. Ja siis on niuke asi, et kuidas seda kakaot tehakse, see mis mina ei tea, kas igaüks paneb isi see laengu sinna või see laua peale. Need jatkuvad ära. Hea vaadatud, kuidas Võid on siin, pasteedid on siin ja kuidas need lahti saab sültikaadliga. Ma läksin ikka sülti tuua, ma ise tahan sülti, ma lähen raamad ja liha või teha. Nüüd läks. Aga võin käendest juurde, kui olen vaadanud. Tulge nüüd lauale, hästi. Lapsed, tulge lauale, kõldi kausi kannale. Alta tuli sa nüüd ka võtta tähtsam koht välja. Ei, ma võtan tähtsalt midagi, ma olen seda sellist vähem tähtis. Ennast minu just on koha panema, kus ta peab istuma. Ei, küll mina istun, ma siin pühad tool.
sulle panen minu valg mina ette. Tere Kristjan, jõudsid ka kohale. Kelle laps see on? Ja on minu pojapoeg. Jüri poeg, jah? Jüri pojapoeg. Kus ta nüüd tuleb siis? Tallinna linnast tuli. Emme tuli ka siia. Kullaks. Võtame selle õnnitluse nüüd uuesti ette. Et lilled on nüüd antud ja natuke annan veel lilli ja kinki. Ja nüüd Lennart siin Mä kyllä, kun nina sulla. Päevakeskuse liikmed tegid väikse meeldiva kingituse see pakki sisse. Ja siis päevakeskuse poolt on siis üks väikene asi, et sellega oled siis pimedas küla vahel nähtavasti. Ja, et kõik sünnipäevalapsed. Kui ma küla vahel hakkan käima. Kõik sünnipäevalapsed saavad siis sellise asja. No veel kord palju õnne. Aitäh, ma panen selle kohe. Pane kohe ära, jah. Ja sä tahad ka õnne soovida? Mina tahan ka õnne soovida, loomulikult. Mina tahan selle lilli anda. Meie kõigi poolt, kes me siin oleme. Jah, aitäh teile kõigile. Kalli ka. Ma pole tükk aega karistada. No, Täna teevad kaela punaseks kohe. No neil on ka vaadida. 2 lille veel. Nii. Ahah. See on seal maalakute poolt. Vana võlg juubila Heidi hoia. Sina ei ole meid ju veel küünalt saanud. Siis sa saad küünle ja siis sa saad ühe uue asja ka, et küla peal jälle nähtav. Aitäh. Siis on näha, kui ma küla peal kaasas. Aitäh. See väikepoiss on Jüri minu poja. Ja linnekesed, palun. Mina olen Kristjan. Ega see Jüri poeg ei ole see, kes seda ei saa. Ja tema on jah. Alda, sünnipäevalaps Alda. No, juba õnnitleda. Oi. Juubelit küll ei olnud, aga... Ei ole. Mul on muidu rea sünnipäev ja kogu lõpu. Palju õnne. Aitäh. Kus on? Pane sinna, anta ka. Sellega on aega läinud. On. Mis on siis mõlemast papist? See on see. Ja lihtne tuleb kokku. Tahaksin ühe pitsi valget viina, aga see on seal ja mina loobun siis. Poigule valget viina. Kes soovib veini? Ei, mina tean seda. Viina ei võeta mitte sedasi, et haiguse pärast võetakse ka, aga tervise pärast võetakse vahest ka ja paneme siis see šopp kõigepealt sisse omale. Rohuks. Jaa. Ja ma olen nimelinud. Tervist sulle. Mulle ükskord ja olin Aitäh, teeme kohe selle asja ära, siis ma viin tahapoole. Jah, kohe tulen ka. Sul lilled ka. Joo. Jah. No jaa, eks sa oled Vilmale ristipoeg ka, nad on justkui kuulsad ka. Ma olen justkui võõras isa või. Jah, lähme sinna läheb poole. Palju mul siin aega enam jäänud on, et isa olen varsti samas penskarite nimekirjas, eks ole, üritan juba ennast nende elude kokku viia, eks ole. Harjutama, jah. Nii, Lennart. Ütlen sulle niimoodi, et kas sa tunned seda, et kuradime kiiresti läheb see aeg edasi? Mina ei tea, kust läinud on. No, on ta jõudnud ja ma hakkasin mõtlema, et alles oli, kui sa olid 80, istusime köökis pärast sinu sünnipäeva, jõime koduõlut ja võtsime pitsi paremat viina, eks ole. Näe, täna oleme 85-ndal. Kuule, ma vaatan ühe sünnipäeva. Selge. Ja mõtlesin seda, et ühesõnaga, et ega sinu oleme eluaeg niimoodi hästi läbi saanud, eks ole. Ja aeg-ajalt, kui ma siit inglistelt olen ära läinud ikka, kui ma jälle inglistelt tagasi tulen ikka käin vahest sinu poolt läbi ja ajan mõne sõna juttu. Ja huvitav on see, et mina olen ikkagi sinu kõrval poisike, eks ole.
et aga alati on meil leidnud millest rääkida, küll spordist, küll poliitikast, küll elust, olust, mis iganes, eks ole. Aga 3 asja, mis ma tahaks oma selle eluaja jooksul, mis ma olen nüüd elanud, eks ole, meelde tuletada. Need on need hetked, 3 momenti sellest hetkest. Kui me olime hommikuti Varnide mäel kõik seal nagu püüpojad, ootsin, kui Lennart alt tuleb, eks ole. Tavaliselt tulid see ikkagi pallialu ja kalossidega. Ja mis imenips oli või mis imevõims oli, et sa panid neid poidsed-likasid tööle. Ja sul oli siuke imevits ka, et isegi linnaplikad sa meelitsid siia tööle, eks ole. Võib-olla oli ingliste poistest ikka ka mingi lugu, eks ole, pidamine, linnaplikad pidasid lugu. Aga küsimusi selles, poistest nad võid lugu vedada, aga maatööst, kas nad sellest lugu pidasid, aga sa leidsid sellise litsa, et panid linnaplikad ka maatööd tegema. Ja nende asjade juures oli 3 momenti. Esiteks oli see, et kus sa saatsid meid siia samasse tarekuivatisse alla enne uut hooaega neid seal pühkima ja või neid puhastama, eks ole. Millised me sealt välja tulime, nagu kuradi. Aga kui õhtu oli käes, jõe ääres oli saun olemas, saun oli soe, käisime saunast läbi. See oli üks moment. Teine moment oli see, 25 kraadi sooja lõunatul puus ja sa saatsid meid sinna Rapla raudteejaama Pegetti laadima nendest loomavagunitest. Ja sa kujuta ise ette või kujutage ette, millised me välja nägime, kui me sealt ükskord tagasi tulime. Aga küll me olime uhked, kui me saime tagasi tulla, istusime Pegetti koorma otsas autos tagahästis, eks ole. Ja jälle, saun oli valmis, poisid likad sauna, kõik korras. Aga seal oli üks aga ka. Praegu öeldakse niimoodi, et ahistatakse lapsi. Aga sellest momendist tekkis sul üks konflikt või vastuseis ühe lapse vanemaga. Tüdrukul polnud endal häda midagi, tüdruk tahtis tööd teha küll. Aga sa said pärast väga palju riielda. Et sa tüdruku panid siukse töö peale. Mis see oli? Mõõlas hilje. Mõõlas hilje. Pärast sa said nii palju pahandust, eks ole. Ja üks etapp sellest tööd olemise ajast oli veel see ka, kui me käisime Luhaväljal. Esmalt hommikus oli killapoorid, kõik läksime siin heina tegema, eks ole. Ja nädal ots olid masinad seal, aga toodi õhtu tagasi ja see oli ka üks eriti helge moment. Ja ütlen sulle seda, et need poisid plikad, eks ole, keda sa seal meile tööle panid, eks ole, keegi ei ole jäänud elus nende hammasrataste vahele. Kes on natuke paremal järel, kes on natukene tagasihoidlikumal järel, kõik on oma koha elus leidnud. Ja nii, et Lennart, suur aitäh sulle selle eest. Aitäh. Mul on üks väikene auhind ka sulle. Sinule, kui spordipäev mõtlesin, mida ma sulle toon. Näed sa, siin on olemas auhind sulle. Siin on väike kili peal, mul prilli ei ole. Te olete kõik selgelt nägid, olete pärast ise, mis siin peal on, eks ole. Lennart 85 ja ta paneb sinna spordimeeste kütte selle. Aga vaata, seda ei saa sinna seina peale panna, eks ole. Siin on alus olemas, see peab kuskil aluge peale pärast panema, eks ole. Selle paneme õpla siia. Aitäh. Ta vaata ka. Aga Lennart, vaata, siin on üks kirjatükk ka mul olemas sinu jaoks, eks ole. Ma otsisin, mis ma ajakirjadest, ajalehtedest välja, mis sinust kirjutatud on. Kindlasti on sul siin endal ka neid tükikesi olemas. Aga ühte asja, mis ma ütlen, kindlasti sul ei ole. Siin on olemas Eesti edetabel meeste 3000 meetri takistus jooksus. 100 nimi on siin edetabelis kirjas. Ja sina oled 2006. aasta seisuga 69. kohal. Palju viimane pole. Ei ole, siin on olemas ja siin on pildid, asjad olemas. Mõned asjad ma sain Mahtra Talvarahva muuseumist ja vaatasin siit, eks ole. Palun. Aitäh. Aitäh. Nii, aitäh sulle. Võta sa nüüd platsi ka, ma annan sulle. Näe, vaat, siin on niuke asi, et mine istu sinna taha otsa, mul on sinu elu. Ei tee mind kurvaks see, mis läinud ja milleks. Mul on üks päev, mis meelest heal ei kao. Kui murdsin sinu sülle tõrksaid lilli, ei mõelnud vaid, et mälestuste jaoks
roose, valgeid roose, neid, mis ääristavad aiateid. Tõin ka teisi kauneid õisi, kuid su süles meelde jäid vaid need. Sa hoiad süles neid mu igal sammul, neis alles jääb üks ammu möödunud päev. Ja aeda, mis on rohtunud juba ammu, sa jäädki